Ei, armas. Raama siin, Katrin ka. Kus me oleme sinuga? Me oleme otsapidi portaalis 2.2. Me oleme lõvi täiskuus. Me oleme tohutute päikesepursete keskel. Sellist võimendust päikese poolt, mida kuu meile omakorda peegeldab oma täisvõimsuses. Ja lõvis, see on südames. Me teadsime, et me oleme suunatud esmaspäeva hommikul siia, aga me ei ole absoluutselt selleks jällegi valmistunud. Pigem Rama hoiabki meid ära sellest ja ütleb, et usalda. Ole ja usalda. See, mis tulema peab, see tuleb. See vaikus, mille sees ja milles ta meid on lükanud. Ütleme nii, et kell sai just 12.12. Ma panin just seda tähele, kui ma siia istusin ja hakkasin panema videot paika. Enne seda olime me umbes tunnikese selles vaikuses. Just nimelt ainult selle muusika taustaga, eks ju. See on see, millega ta meid viib sellesse mulli, meie otseühendusse. Akna taga tuiskab, tuul puhub, lamp on mul vastas, see infrapunalamp, eks ju, aga selja tagant õhkab külma. Huvitav on, põnev on, külm on, ilus on. Kui palju silte me võime selles olukorras tegelikult mainida ja kirjeldamiseks kasutada sõnadena. Meile nädalavahetusel tulid armsad Hingepere liikmed appi ja tõid lisasooja ühe diiselpuhuri näol. Ja seda ma olen nüüd kasutanud jupiti niimoodi, et hommikul lasin tal tund aega teha tööd, et natukene 10 kraadist soojemaks luua ehk siis. Ja seejärel pidin ma tuulutama toad, sest ma ei talu teda väga. Ma ei saa aru, et oleks diislilõhn, sest see läheb otse pliidi suust sisse. Selles ei ole küsimus. Tekib mingisugune teine hais. Ei tea, kas sellest, mis me sinna välja lasketoru ümber ehitasime, võib olla. Igal juhul ei tule mul kassid tuppa, kui see masin töötab. Nad tulevad alles siis, kui masin on välja lülitatud. Eile sellest päikeseaktiivsusest, sellest täiskuust, alates ärkamisest, hommikust saadik, kumises, valutas see peapekk siin. Silmad olid rasked, tahavad kissi minna hästi niimoodi. Muud ei tundnud ma. Aga samal ajal mu tundlikkus oli ka nii palju kõrgem, et
eile ka ma lasin tal vahepeal teha päeval tööd siin siis, kui Ago käis paigaldamas seda pikendust, et tõsta see masin siia sooja ruumi, et ta vähem kütust kasutaks. Peale seda ma jälle tuulutasin kõik toa ära. Ehk siis lasin uuesti külma õhu sisse ja selle välja. Tundub mõttetu. Täna hommikul ma kordasin seda. Tund aega lasin tal tööd teha ja siis tuulutasin. Ma näen selle masina kasutuskohti väga hästi ja praegusel hetkel tunnen, et ta jääb ikkagi selleks varuvariandiks. Kui on tema abi vaja, siis ta on olemas. Oma infravuna kiirgurit, seda lampi armastame me kõik, nii meie kehamasin kui sabad. See vaikne soe punane kiirgav sõber. See on see, mis meid hoiab selles külmas ruumis, sest praegu vaatasin, on toas meil peale mitmetunnist ahju kütmist, mis ta siis on, 4 tundi on köetud. 15 kraadi on. Ma ei ütleks, et on külm, sellepärast, et just nimelt ma olen selle infrapuna kiirguses ja ta hoiab mu keha soojana. Kui ma lähen välja siit, siis hakkab mul kergelt jahe. Ja teine asi on need riided. Need riided, mis meid teenivad ja mille üle mul on väga hea meel, et nad on meie juurde tee leidnud ja olemas. Nii nagu praegu see on üks kašmiirpusa, mis on mul mamma mia. Kuus aastat tagasi Hiinast tellitud, ehku peale. Siis veel AliExpressist tellisime me neid asju, eks ju. Ja see pusa on need külmad talved mind aidanud väga hästi. Ja täna tuli ta meile just nimelt selga, et ta hoiaks meid soojas, ta on pehme, ta on mõnus. Ja just nimelt kõik need soojad, pehmed, püksid, kampsikud, asjad. Rama ütleb, vaata enda ümber, vaata oma kappi. Oled sa nende asjadega varustatud? Sest kui külm tuleb, siis täna hommikul toas oli, kuigi juba õues ei olnud nii külm, ei olnud täna hommikul 26 miinust, oli 21. Ja kui päike tõuseb, siis temperatuur õues tõuseb kiiresti. Aga tuul on see jäine, mis puhub läbi. Toas oli 10. Ja see oli tuntavalt külmem kui 16 või 15 või 14. Kassid poevad hästi kaisu, koerad on kaisus. Nii et ma olen nagu muumia seal teki all, aga ma liigutada väga ei saa, nad on mu blokkinud ümber ringigi. Iseenesest on see just nimelt see sooja jagamine, eks ju, see hoitus. Ja kui sa paned riidesse ennast ja hakkad tegutsema, sest iga enese eest hoolitsemine vajab liigutamist ja kui päike juba ju tõuseb nii palju varem, kanatibud tahavad valgust saada varem, kanatibud on munemise vist lõpetamas praegu, nad on just saamas 1-aastaseks, nii et neil tuleb nüüd see pausi aeg, sülgimise aeg, ei tea, midagi neil on veel kallale tulnud, kas on see seotud nüüd sulgimise algusega või on neil mingisugused väikesed parasiidid tekkinud. Ma ei tea, igal juhul ma helistasin omale kana entsüklopeediale ja küsisin, et nad hakkasid üks õhtu 11 nokkima,
kuna ma neid ju iga päev 2 korda päevas vaatan ja jälgin, siis ma kohe seda nägin. Ja ta ütles, et jah, et pane neile tuhavann. Nad ei ole sellest üldse huvitatud, ma vaatan ka seda, et võib-olla ei ole siis ikkagi parasiidis asi, võib-olla on ikkagi see, et nad hakkavad sulgima. Vaatame. Ma olen neile lihtsalt praegu kühvliga tuhka pähe raputanud, selga raputanud ja siis nad niikuinii soputavad selle laiali. Aga ei, nad ise ei ole seal kausis käinud, nad ei ole tuhased, ainult nii palju, kui mina olen neid tuhaga kastnud. Ehk siis üks muna oli täna hommikul. Vaatame, kas päeva peale tuleb paar tükki juurde, aga juba paar muna on läinud iga päev maha. Ehk siis on tulnud vähem. Võib-olla on see seotud sellest külmast. Neil on seal stabiilne, neil on praegu ka, ma hommikul vaatasin, kui meil oli siin -21 õues, oli 26 õues, ikka neil oli seal +1. Meil oli ennem 14, täna oli 10, ehk sellest tuulest meie jaoks muutus ruumis nii palju, nende jaoks mitte. Maakelder hoiab neid nii hästi. Seal oli +2. Nii et ma ei oska öelda. Ma näen muutusi. Ise nad on sama rõõmsad, sama toredas seisundis. Kassid on üllatavalt palju praegu väljas ja ma saan aru, nad on mul poolmetsikud, nad on ainult minuga harjunud siin olema. Nii et kui keegi teine siia tuleb, siis nad on kohe häiritud. Nad ei taha tuppa tulla, nad ei julge tulla. Ja eriti veel, kui mingid masinad hakkasid mürisema. Nädalavahetusel käisid mul, kuidas ma nüüd ütlen sulle, eluvõite viljad, see esimene vili, kes tänaseks on 15-aastane koos oma kaaslasega, kellega nad on juba aastakese koos tiksunud nagu särk ja püksid. Siis nemad käisid mul külas ja meil oli väga tore nädalavahetus. Me saime palju rääkida, me käisime õues lumeses müttamas, me vedasime saunast veel alles olevad puud sisse kuuri. Tegime süüa. Proovisime kaarte mängida, ei tahtnud. Proovisime filmi vaadata, ei tahtnud. Nemad ütlesid, parem räägime. Ja tead, kui hea tunne see oli kuulda nende käest, et nad väärtustavad seda aega, koos olemise aega. Ei olnud telefonides. Ei saanud me anda oma tähelepanu ühelegi filmile, vaid õhus olevad küsimused küsiti välja. Ja ma loodan, et said ka paljud vastused. Näha nende teadlikkuse arengut ja nende teadlikkuse kasvu on väga armas. Kuidas nemad selle külmaga hakkama said, ilusti said. Sest köögis, eestoas, õues, selleks pidi ju riidesse panema, eks ju. Aga toas samamoodi nad olid ka ette hoiatatult, pange ennast mõnusalt riidesse. Ja tudupesa ma tegin neile väga mõnusa, nii et neil oli hea soe olla. Ei olnud küll. Mida see kuu meile üldse tahab öelda? Seda sa juba tead, eks ju, et Neptun astus nädal aega tagasi nullist oma uut 165 ringi tegema. Mida see tähendab meie kõigi jaoks, seda ma paari sõnaga kirjeldasin, aga ma ütlen kindlasti siia ka praegu. See on meie kui inimkonna teadvuse avardumine. See, et üsna peagi Saturn alustab ka
lõplikult jääras edasi liikumist ja nad on saamas kokku Neptuniga seal 0 kraadi peal. See omakorda tähendab inimkonnale täiesti uut algust. See on meie kõikide unelmate ja soovide täitumise aeg. Me oleme suunatud kordama ikka ja jälle seda, et jälgi seda, kus on sinu fookus, millele sa annad oma tähelepanu, kumba hunti sa toidad. Meil alati on võimalik vaadata igas situatsioonis selle mündi 2 külge, kumba sa eelistad vaadata. Me näeme, et meie ümber on praegu vaikus ja rahu, kõik sätendab. Me oleme rääkinud, tuult praktiliselt ei ole. Nüüd, kui tuul tuli, puhub ta läbi maja. Kui palju ja mida need päikeseplahvatused meile järgmisena toovad. See külg, mis päikesel praegu meie poole on keeratud, see on meiega veel oma nädal kuni 10 päeva. Ta on aktiivne, ta on peale seda ööpäevast. Praktiliselt 20 purset saatis ta meile, millest ma ei oska nüüd enam öelda, vist oli 18 oli M-klassi purset, ma lugesin nad kõik kokku. 3 oli X-klassi purset, see on juba 10 astmetes võimsamad pursked, eks ju. Need on major. Need ei ole lihtsalt strong, tugevad. Need on ülivõimsad plasmapursked. Sellele on veel järgnenud 2 M-klassi purset. Peale seda, kui ma hommikul kella 9 ajal postitasin. Nii et mida päike edasi teeb, me saame jälgida, nii nagu me saame jälgida ennast. Aga kas meil on väga palju muud vaja jälgida? Kas meil on vaja väga palju teada peale selle, mis toimub meie ümber? Sest tegelikkuses siin ja praegu vastutame me igaüks ainult iseenda eest. Me teame, et Sitsiilias maapind kaob inimeste jalge alt ära ja neid evakueeritakse ja edasi kaob maapind jalge alt ära. Me teame, et on suured üleujutused ja on suured põlengud. Me teame, et maa väriseb siin, seal ja 3. kohas. Kas ja kuidas see siin ja praegu puutub sinusse ja sinu kehamasinasse? Võta vastu see info ja teadvusta. See ägeneb, see tähendab rahvaste liikumist, mis kiireneb, millest me oleme rääkinud sulle. Migratsioon kiireneb. Rahvastik on suunatud liikuma globaalselt. Ja siin ei ole rahvustel piire, vaid on ellu jäämine ja edasi liikumine. Kõik see võimendub. Oleme sulle ka rääkinud, et väga paljud hinged ongi selles hetkes kogemiseks valinud selle aja ja läbi nende kogemuste nad lahkuvad. Suhtuge sellesse teadlikult ja rahulikult. See on nende osa selle mängu lõpetamisel. Kes on suunatud üles tõusma, kes on suunatud liikuma uuele maale, ehk siis uude sagedusse, see sinna saab liikuma. Kas kõik liiguvad üheaegselt? Ei, armas, kõik ei liigu üheaegselt. Nii nagu ei ole ärkamine toimunud nipsust kõigi jaoks, vaid ühe grupi jaoks varem, siis on järgnenud järgmine grupp ja nii edasi ja nii edasi. See kõik kestab. Ja see protsess kestabki meil nüüd need paar aastat. On see 1, 2, 3 või 4 aastat? Kui me vaatame ajas tagasi 2019, 20, 20,
Need ju alles olid, eks ju, sa saad aru, aega ei ole. Nad olid lihtsalt siin lineaarsel liinil. Need punktid, mida me saame mäletada. Tegelikult see oli ju nagu eile, vahet ei ole. Samamoodi see, millest me läbi oleme minemas, me teame, et see on juba siin, see on juba läbitud teekond ja me oleme uues kõrgemas sageduses. Ja me oleme need loojad, kes loovad seda uut enda ümber. Ja siin muutubki ülitähtsaks sinu tähelepanu, see fookus. Saturn ja Neptun. Siin tuleb veel Jupiter oma võimenduse ja küllusega omakorda nendesse seisudesse sisse, eks ju. See 6 planeedi järjestumine, need on kõik siin veebruari-märtsi teemad. Mis meid ootab 2 nädala pärast, kui see kuu kahaneb ja loob uueks. Mida me oleme suunatud selle 2 nädala jooksul tegema? Väga palju tähelepanu pöörama oma kehamasinale, oma südamele, oma südame soovidele, kõigele sellele, mis tahab veel välja tulla ja paljastatud saada, sest kui sa ennast veel ei aktsepteeri 100-ga, on sul raskendatud liikumine. Vaata otsa kõigele, mis tahab ennast näidata. Tunnista endale, jaa, see on osa minust. See oli vajalik selleks, et ma oleksin siin ja praegu see, kes ma olen, mis ma olen, kus ma olen. Kõik, mida sa oled läbinud, on põhjusega. Ja see hetk, kus sa oled, ükskõik kui keeruline, ükskõik kui võimas, kui ilus, kui valus, ükskõik milline see on. See kõik on muutumises ja see on tegelikult väga väikese tähtsusega. Sest kõige tähtsam on see, mismoodi sa suhtud endasse, mismoodi sa toetad ennast, mismoodi sa tunnistad ja väärtustad ennast. See on number 1. Selleks, et siia portaali laua taha jõuda, me oleme sulle öelnud, vahel me sööme, eks ju, vahel me ei söö, enamasti enne portaali me ei söö, meil on kergem ühendus siis ja puhtam. Aga kuna on väljas nii palju külma, ruum on külm, mida on vaja? Kütust on vaja. Kütust on sisse vaja. Nii et olles ära söötnud sabad ja sulelised, söötsime me ka enda kehamasinasse head ja paremat kütust sisse ja võtsime oma kuumavetassi, mis juba on ära jahtunud külmaks, et tulla siia sinuga. See kergus, mis on sees peale söömist, seda ka ma panen iga päevaga rohkem tähele. Kui palju loeb see, mida me endasse paneme. Kui vähe me endasse paneme, sest tegelikkuses meil ei ole enam vaja nii palju süüa. Aga me joome küll meeletutes kogustes vett. Me joome seda teed. Ma jälle pean selle nime sulle ütlema, eks ju, sest et me tõesti ruuibussi joome. Ja kordamööda, ütleme nii, et ma joon tassitäie lihtsalt kuuma vett ja siis ma võtan selle toetava ruuibussi jälle.
ma ei tea, mis leping mul selle teega on. Aga ta on. Ta nagu peab olema. Ta on üks osa sellest hoitusest. Mul on kapp täis ravimtaimi korjatud. Väga harva, kui ma võtan sealt mõne taime. See tähendab, et mul on midagi tasakaalust väljas ja ma lähen ja küsin, et kes appi tuleb. Seda on väga harva. Kas sina saad aru, kuidas sinu keha sinuga räägib? Need meie armsad kuldkuklikesed on praegu jäänud pausile, sest me oleme saanud aru, et me oleme nendest ennast ka kuidagi täis saanud. Meil ei ole neid vaja praegu hetkel. Vaatame, mis edasi. Sülti meil on. Lihapihvikesi oleme me endale teinud, lihapallikesi oleme teinud. Nii et toidupuudust ei ole. On ainult see, et kui läheb kõht tühjaks, siis ta küsib, mida me nüüd soovime. Seda kõike kajastan ma sulle ka meie kroonikates. Armas, kes sa veel ei tea, siis me oleme olnud suunatud oma teekonnast koostama kroonikaid ja kroonik oleme me eluaeg olnud. Kogu oma teadliku elu oleme me kirjutanud asju ülesse ja konkreetselt hoitud kroonika ongi meil sellest ajast, kui me alustasime iseseisvat elu. Ehk siis see noor 18-aastaste perekond ja meie sissetulekud ja väljaminekud. Nii et see on aastast 1988 või? Kui ma nüüd õigesti mäletan, mis aastast see esimene märkmik meil algas, umbes nii. Igal juhul on seal näha üleminek rubladest Eesti kroonile 92. aastal. Samamoodi on mul iga oma eluõiekese algus üsna detailselt kirjeldatud, mida nemad sõid, kui palju nad sõid, millised olid nende nähud, ehk siis toitumispäevikuid pidasin ma oma beebidel. Täna ma pean endal, eks ju, seda just nimelt jälgin, mida kehamasin teeb, kuidas, millele reageerib. Miks on see kroonika pidamine nii tähtis? Miks ikka ja jälle Raama selle teema toob sulle ülesse? Sest me oleme need alustavad alkeemikud sinuga. Mitte ainult meie siin, vaid ka sina seal. Ja sinu sees toimuvad samamoodi väga suured muutused. Ja ennast on raske mõista, kui sa ei tea, mis toimus eile. Mis toimus 6 aega tagasi. Meie mälud, neid me ei saa ammu usaldada. See energiate vool, mis meist läbi voolab. See kõrge pinge, mida me oleme kandmas ja talumas, see muudab väga palju meie sees ja ka meie mälus. Meie mälud on vahepeal täiesti segi paisatud. Samal ajal avanevad meile meie iidsed mälud, meie väed ja võimed, mida me ei teadnud, olles selles 3D maatriksi mängus. Ehk siis see üleskirjutamise tähtsus sellel üleminekuperioodil. Ja just nimelt need, kes siin eesliikujateks on, nende kogemus aitab järgi tulijaid. Aga kui sul ei ole faktipõhist põhja all enda kogemuste põhjal, siis võid sa väga palju eksida ja seda ütleb meile kogemus.
sa selles hetkes arvad, et ma mäletan, see jääb mulle meelde. Ei mäleta. Tihtipeale tuleb otsida see kuskilt kaustikust välja. Ükskõik, mis asi see on. Igal ühel on need seed erinevad. Ja see alkeemiku päevaraamat on meil selleks. Kui sul seda veel ei ole, sa saad seda meie käest tellida. Meil on neid piisavalt veel, et igaüks, kes soovib, endale selle saaks. Meie oleme alustanud 3. alkeemiku päevaraamatuga tänaseks. Ja tõesti praegu ma kirjutan teda ühele ja teisele lehekülje poolele, nii et 3. alustatud raamat peaks praegu kõige pikema aja vastu pidama. Eelmised pidasid pool aastat. Vaatame, aeg näitab. Kroonikaid. Kui algas meie ülestõusu teekond, Rama suunas meid tegema videokroonikaid. Esimesed said tehtud aasta kokkuvõtet. Mõlemad umbes tunni, 1,5 vahel seal kuskil. Edasi tulid kuukaupa kroonikad. Ja neid sai tehtud 2-3 aastat. No umbes nii. Sest nüüd sellest kalendriaasta algusest suunas ta meid tegema nädalakaupa kroonikaid, kuna aeg nii palju kiireneb. On kiirenenud, sa saad ise sellest juba aru. Ja meie kogemused, meie muutused ajas, ka meie looduse muutuste jälgimine ja jagamine, et see oleks pidevas protsessis. Kui ennem oli aasta kajastatud 1 tunnis, nüüd on nädal kajastatud 1 tunnis. Siis sa saad juba aru, kui suur on see töömaht tegelikkuses, mida ta on meid suunanud tegema. Ja seal on palju rõhku pandud olemisele, jälgimisele, sest mitte kõigil ei ole see võimalus. Kõike seda jälgida, mis meie ümber toimub. See on meie ülesanne. Ja sa saad selle kätte läbi selle kokkuvõtte. Samamoodi meid suunatakse pidevalt jälle midagi uut tegema. Noored küsisid mu käest hea küsimuse, kuidas ma saan tõsta oma sagedusi? Ma ju tahan ka minna 3. edasi 4. ja jõuda 5. sagedusse. Nad väga tahavad seda ja see ainuüksi on juba piisav, kui sa tead, et sa tahad seda. Ja kui sa tead, et on väga lihtsad töövahendid selleks, et ennast aidata. Olla natuke vaikuses, lubada endal olla endaga. Mitte scrollides, vaid ilma selleta. Minna sinna loomingusse sisse, kes siis muusikasse, kes joonistamisesse, kes laulmisesse, tantsimisse, joogasse, mis iganes. Iga kehaga tegevus, kehaline, käeline tegevus on see, kus sa oled iseendaga. Kus sa õpid rohkem oma kehamasinat tundma. Teadvustada oma sõnavalik. Mitte lasta siia sisse neid madalasageduslikke sarvikuid ja muid libaväljendeid. Mitte mängida kaasa neid madalasageduslikke mänge enam. See on see manipulatsiooniratas, eks ju.
maandus, hingamine, lihtsad tulemeditatsioonid. See kõik toetab sind. Luna ütleb, et ta tahab meile midagi öelda, sest tema pakk on siin kõrval. Vaatame, mida temal on öelda, sest tema siin kohal särab meil, eks ju. Praegu küll mitte kohal, viskas meile siia kohe praegu ette, et õnn on su kõrval. Lucky is in your side. Õnn on sinuga, kui sina hoolitsed enda eest. Kõik kukkusid tagurpidi, ma neid üles ei võta. See ütleb. Tööta veel oma hirmudega. Seda praegu see lõvis, särav, julge täiskuu aitab sul teha. Vaata otsa kõikidele nendele hirmudele ja tunnista, et need ei ole tegelikult olemas. Need on need valed, mis sulle tõe pähe on ette antud ja määritud. See on vahend manipulatsioonisüsteemis. Ja ära luba oma minevikul ennast kinni hoida. Oma arengul, oma edasi liikumisel. Meditate and contemplate. See iseendaga olemise tähtsus. Ta kinnitab kõiki mu sõnu ja kõigest sellest on meile kõigile tulemas see win-win. Me kõik võidame. Kui sina toetad ennast ja mina toetan ennast, me võidame mõlemad sellest. Ja me teame, et kui meie ennast toetame, toetame me ka ülejäänud kollektiivi. Jälle grammike, jälle grammike. Win-win. See tasakaalu hoidmine enda sees. Üks veel ütleb. Portaal 2.2. Duaalse maailma tugevused ja nõrkused. Ole julge ja tee oma esimesed sammud sellel julgete teel. Lõvi täiskuu sõnum. Ole julge ja tee oma esimesed sammud sellel julgete teel. 2 nädala pärast hüppab tulihobune meie energiasse täielikult. See on veel see aeg, kus me ajame viimased nahakihid maha koos selle lahkuva maoaastaga. Teadvusta. Su keha võib anda väga erinevaid reaktsioone, signaale. Ta võib sind täielikult rivist välja võtta ja maha lükata. Lubadel seda teha, mine läbi nende protsesside. Me oleme sulle kirjeldanud oma põlemisprotsesse, mida meil on olnud au aastate jooksul 3 korda vähemalt kogeda. Neid fööniksi tuhast tõusmisi. 3, 4, 5 päeva põlemises, millele järgneb kergus, puhtus, täiesti uueks sündimine. Usalda oma keha. Rakud teavad, mida neil on vaja teha. Sina ei pea teadma. Su rakud teavad. Nii, me vaatame otsa ka kohe sellele pildile, mis on meie kollektiivis sees.
Jaa. Saime laotud, võtame siis nüüd selle selgitusringi 3 siia juurde ja hakkame vaatama, mis siin toimub. Milline on see energia siin ja praegu selles visioonide loomise hetkes, kus meil tulebki võtta aeg maha ja jälgida suuremat pilti. See on see energia, mis on meie jaoks, meid toeta. See oma mõtetega paremasse kohta liikumine, teadlik mõtete juhtimine ja suunamine. Mitte sinu mõtted ei valitse sind, vaid sina valitsed oma mõtteid. See on see vaikuses õpitav tegevus, eks ju. Väga kaunis energia on meie ümber meid toetamas. See, mis toimub illusiooni mullis, see kõige lubamine, kus lubatakse aina rohkem ja rohkem valesid. Valede tõe pähe määrimine sõna otseses mõttes, nii emotsionaalse külluse kui majandusliku rikkuse tõotamine ja lubamine. Mäletad, eelmises kuu seisus, kuu loomise ajal toimus see peenhäälestus ja siin illusiooni koha peal oli see, kus taheti väga illusiooni sisse tagasi tõmmata ja hoida. Luba, ma hoian sind siin veel. Räägin sulle neid ilusaid lugusid, mida sa usuksid. Nendest ilusatest kallitest autodest ja majadest ja puhkuse reisidest ja nii edasi ja nii edasi. See võimendub. Antud hetkel see kõik võimendub. Veel püütakse illusiooni mustris müüa maksimumi. Kas ja mida sa valid, see on sinu otsustada. Reaalsuses on tasakaal, on karikate 2. Kui siin oli karikate äss ja müntide kuninganna ja pea peal mõõkade kuningas. See oli see seis, mida ma sulle just kirjeldasin. Siin on meil kiiresti liikuv, tuline, muutusi, võimalusi loov sauade rüütel. Ja tasakaalu loov karikate 2, ühenduste looja. Tulised uued algused on sündimas. Tulised uued algused. Näitan sulle seda kaarti. Jäta see visioon endale. Kaunis visioon. Tulised uued algused on reaalsuses meie poole liikumas. Kui sina oled see vastuvõtja. Nii. See on nii. Tõemõõk tuli siia kinnitama seda. See on kõike seda juttu kinnitav, mida me selles portaali saate alguses sulle juba jagasime. Ja mida teeb siis see kollektiiv oma hirmudega? Hirm on edasi liikumisega seotud. Hirm on ülemõtlemisega seotud. Tuleb uuesti appi sulle vabastama see sama sauade rüütel. Kuidas sa saad nendest hirmudest lahti? Edasi liikumise ees on hirm, väga tugev hirm, et need mõtted tahavad sind vastu maad suruda.
sa ei usu sellesse edasiliikumise kiirusesse ja kergusesse, sa ei usu selle võimalikkusesse. See tundub võimatult raske. Kuidas sellest üle saada, kuidas sellest hirmust välja tulla? Läbi rõõmu, läbi raskuse maha jätmise, raskuste maha panemise, see pealmine kaart peab tulema. Ja usk selle õigluse sündimise ees. Loo rõõmu igasse oma hetke ja pane maha need raskused. Sauade 10, need raskused. Tunne elust rõõmu, ära karda edasiliikumist, kiiret, tulist edasiliikumist, ära karda seda. Ära lase oma mõtetel ennast valitseda. Sina valitsed oma mõtteid, liigud paremasse kohta. Ja õiglus on see, mis on tegelikult tagatud. Me teame, et karma kui selline sellel planeedil on muutunud täielikult. Ehk siis see lause on täiesti sõna otseselt mõistetav. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Sest siin ei ole enam aega ega vahet, millal see sulle tagasi tuleb. See tuleb kohe. Siin ei ole enam neid aastaid, aastakümneid, aastasadu. Sellist karmat ei ole enam olemas. On tegu, on tagajärg. Ehk siis rõõmusta selle üle, et sul on antud see võimalus. Ja see, keda sa saad usaldada, mis viib sind võiduni? Sinu sisemine tugevus, siin on torn meil. See senise elu kokkukukkumine tahan öelda sulle. Need valikud ja need otsused, mida sa enda sees oled suunatud tegema, aga läbi väga-väga suurte muutuste. Sõna otseses mõttes, nagu sai öeldud, Sitsiilias inimestel pind kaob jalge alt ära. Nende elud muutusid üleöö. Nii palju, kui suudetakse, evakueeritakse. Kus, kuidas, millal toimub sinu elu suurim muutus? See saatuserätta pööre või see torni moment? Seda sa ei tea mitte kunagi. Sa saad usaldada oma otsuseid ja valikuid. Ainult. Selleks on sul vaja teada ja tunda ennast. See viib sind edasi. Usalda oma kõrgemat mina, usalda kogu seda kaadrit, kes sinuga kaasas sellel teekonnal liigub. Nii ilma kehata kaadrit kui kehadega kaadrit. Need hinged, teejuhid ja kaitseinglid ja see on see kaader, kes meiega kaasas käib. Kuidas me saame ennast antud hetkes kõige rohkem toetada? Sellest puudusteadvusest lahti öeldes. Kogu maailm on meie ees valla. See uue loomine. Siin on meil müntide poiss. Siin on meil tagurpidi müntide 5. Karikate 5. See lein. Kahetsused. Leinad. Süütunded, selle nägemine, mis oli ja mida mul ei ole. Lase sellest lahti. Usu ja usalda, et kõik see, mida vaja, see antakse sulle just siis, kui on vaja, sest et
kõik selleks koostööks sellel maal, selles muutuses on sulle igal hetkel tagatud. Siin on see maailm, sa vaata, siin on täielik rikkus, eks ju, siin on kõike. See on 21, see on 3, see on koostöö. See on Taro, suure arkaani, suurte saladuste viimane sõnum, kogu maailm. Usalda seda maailma, kuhu sa oled tulnud. Usalda, et sul ei ole vaja midagi taga nutta, vaid hoida neid visioone, võtta aeg maha ja liikuda edasi oma paremate mõtetega. Millest vabaneda? Murtud südametest. Haavatavusest. Siin on nüüd kõik need asjad. Ebakindlusest, haavatavusest ja südamevalust. Sellest kõigest tuleb vabaneda. Ja see on nii konkreetne lõvikuu sõnum praegu, eks ju. Siin on meil see mõõkade 3, see murtud süda, see haletsus, tagurpidi, sauade kuningas, ükskõiksus, ülbus, mitte mõistmine, mitte tunnistamine, uhkus ja sauade 9, see üks sau on veel sellest raskusest puudu, eks ju. See oli see, mis aitas terveneda, kõige raskuse maha panemine. Usaldada seda õiglust, mis valitseb. Ükski töö ei jää ilma sinuta tegemata, mis on hetkel vaja teha. Küsimus on, kas ja mida hetkes on vaja tegelikult teha. See on see haavatud sõdalase kaart. See on Kairani kaart. Ära võta endale rohkem kanda, kui sa jaksad. Loobu igast ülesandest, mis ei teeni sind. Igast tegevusest, mis ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks. Sest kui see ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks, kelle jaoks see siis on? Kõik see, mida sa teed enda kõrgemaks hüvanguks, on kogu inimkonna kõrgemaks hüvanguks. See, mis teenib sinu arengut, see teenib meid kõiki. Loobu muretsemistest, südamevaludest, kõhklustest, üleliigsetest lubaduste andmisest. Sest usaldada saad sa ainult ennast, oma otsuseid ja valikuid ja need viivad sind edasi. Selles kiiresti liikuvas tuleenergias, selles sauade 6 võidule. Koos selle tulihobusega. See tulihobune on siin juba. Ta on juba siin laual reaalsuses. Ja madu samal ajal ütleb, vabane ruttu veel, koori maha see saba jupp. Nii, siin on meil nüüd karikate rüütel. Karikate rüütel, kes tuleb rääkima sellest, mida soovida, see soovide seismise koht, eks ju. Täiskuu ei ole soovide soovimise kuu tegelikult, eks ju. Loovkuu on. Täiskuu näitab meile kätte seda, millele on tähelepanu vaja juhtida. Ta valgustab eriti eredalt, ta ei lase sul magada ka, sest ta näitab sulle, kus ja mida sul on vaja näha. Siin on meil
imeline pilt, mida meil on vaja näha. Siin on Empress ja siin on müntide kuningas. Usalda seda. Usalda seda kantust. Usalda seda emotsionaalsust. Ja seda, et sul ei ole vaja mitte kuskile, mitte millegi järele tormata, mitte midagi otsida. Kõik see, mis peab, see liigub ise sinu suunas. Sa näed? Ma võin selle kaardi siiapoole panna, et sa näeksid paremini. Näe. Kõik see, mis peab sinuni jõudma, tuleb ise sinuni. Kui sina hoolitsed enda eest nii, nagu üks tõeline keisrinna seda enda eest teeb, või see müntide kuningas. 2 külluslikumat ja usalduslikumat valitsejat on meil käes siin. Ja nende poole liigub karikas. Imeliste emotsioonide ja naudingute karikas. Sinu ülesanne. Vabaneda nendest hirmudest, kiire edasiliikumise eest läbi rõõmu, usaldada oma otsuseid igas elu muutvas hetkes, vabaneda kõigest sellest vanast, mis sind enam ei teeni, need mõttemustrid, mis on meid lukus hoidnud. Ja usaldada, et see kõik on meie poole teel, mis viib meid kergusesse, raskuste mahapanemine ja järgmine karikate rüütel. Need emotsioonid ikka jälle, nii, siia tuli 2 kaarti meil nüüd. See usaldus oma loodud vundamendi osas, müntide 4, mitte millestki kinni hoidmine, vaid teadmine, et sa oled see täht, kes on särama tulnud. Rahusse viib see koorma maha panemine, ta kordab seda. Sauade 10 tagurpidi ja karikate poiss. Emotsioonide ja tunnete valitsemisoskus. Sa mitte ei reageeri asjadele, vaid sa vastad, sa võtad aega. Sa ka analüüsid, sa jälgid, sa hingad, see on alkeemik, see on täht. Sa tervendad ennast ja sa särad. Sa oled ühenduses veega. Siin on täiesti meil nagu veevalaja peal, eks ju. Ja kuhu me oleme sisenenud ja sisenemas täiega on veevalaja. See suur kvanthüppe on seotud veevalaja ajastuga, eks ju. Seda emotsioonide valitsemise oskust on meil kõigil väga vaja. See tähendab, et sa tead, mis on sinu jaoks õige, mis on vale, kui sa langetad oma elulisi edasiliikumisi otsuseid. Kust sa seda tead? Sinu keha ütleb, sinu süda ütleb. Kui midagi ei ole õige, sa tunned seda. Usalda neid sõnumeid. Kuidas toetab meid päike? Tulega. Tule ässa viskas ta meile siia kohe. Ja seda me juba teame. Mida teeb kuu? On maag. Oma maagivõimega ja praegusel juhul siis päike on andnud meile võimsama vaatemängu, mida me küll ei näe. Me teame, me teadvustame, et seda energiat on tulnud rohkem, kui me oleme harjunud teda ka nende viimase aasta jooksul, selle päikese aktiivsuse aasta 25, mis tegelikult nüüd lõpeb ja hakkab kahanema tagasi, eks ju. Tema aktiivsus, siis ta praegu näitab seda, milleks tema võimeline on.
Ja see, et ta annab selle tohutu võimsuse sellele lõvi täiskuule, mis siis peegeldab omakorda kõik selle inimkonna südametesse. See on järgmine väga tugev ärkamislaine käivitaja. Neptun eelmine nädal, see aasta, see kuu, nüüd Luna ja Päikese koostöö. Järgmine nädal, mis toimus järgmine nädal? Ülejärgmine nädal, 2 nädala pärast. Väga palju järgmiseid lülitusi. Nii et see 2 nädalat on antud meile konkreetselt selle töö tegemiseks nii selged sõnumid. See, mis meid ees ootab, see tulem, see kogu see maailm, kuhu me liigume, see koostöö läbi jälgimise, nii enda jälgimise kui meie ümbritseva jälgimise. See algab pooduga ja lõpeb pooduga. Algab 2-ga, lõpeb 3-ga, tule 2 ja maa 3. Me räägime elementidest, koostööst. Nii. Päike võtab väga kiire liikumise 8. Lõputult kiire tule liikumine, tule juurde vool. Niimoodi toetab praegu Päike meie edasist arengut. Siia tuli sauade 8. Need on väga kiired uudised. Karikate 2 kuule, mis oli meil reaalses hetkes, siin ja praegu, eks ju, see kiire liikumine, tule rüütliga, tasakaalus, ühenduste kokku tulemine, tões olemine. Kuu toetab seda läbi oma maagia. Siin on maag ja karikate 2. Kuu valgustab teed nende paaride kokku tulemisel, nende suhete kokku juhatamisel, mis edasi hakkavad kandma. Ja see tasakaal, temperance, tasakaalu ingel tuli välja, see vikerkaar, see tasakaal, mis viib meid üheskoos edasi. Vau. Kas me tahame veel siia midagi öelda? Ja nii on. Mõõkade poiss kinnitas, nii on. Nii on. On meil kellelgi veel mingeid sõnumeid siia lisada? Ma ei tahaks seda portaali rohkem pikemaks ajada, see on niivõrd selge sõnum, et ma arvan, armas, et sa saad samamoodi üheselt sellest aru, kuhu sa oled suunatud oma tähelepanu viima. Me oleme siin ühiselt selles energiaväljas, me võtame kõik koos vastu seda informatsiooni, mida meile saadetakse. Me kõik läbime, aga igaüks omas kohas. Ära oota, et sinu õde või vend või sinu lähim sõbranna on sama kaugel kui sina. Ei ole. Igaüks on oma teekonnal. Ära proovi kedagi vägisi muuta. Ära proovi kellelegi midagi vägisi selgeks teha. Teemad kas resoneeruvad või ei resoneeru. Ja see lahtihargnemine, see on juba käinud meil sügisest saadik, eks ju. Sa näed juba, paljud inimesed on su elust juba eemaldatud. On eemale juhitud, kuna nende tähelepanu teenib teist hunti. Nii on. Aga järgmise korrani, armas. Ootame sind olemisse iga teisipäev, reede ja pühapäev. Ikka kell 8. Zoomi link on elulooja.ee. Vasakul küljest, kui sa vaatad arvutist kodulehte, telefonist kerid sa esilehe lõpuni ja seal tulevad Zoomi lingid. Miks? Sest sa aitad ennast ja sa aitad teisi. 30-40 minutit ookeani kaldal vaikuses olemist, enamasti raama juhatatud lõdvestusse minekuga,
kindlasti kajastame me ka jooksvalt kiireid sõnumeid sinna kohtumise algusesse. Vaata, kuidas sa oled rahul oma olemise ja oma arenguga ja tea, et me oleme olemas. Aitäh kõigile, kes meid toetavad. Aitäh kõigile, kes meile küsimusi saadavad. Aitäh kõigile, kes on, kuidas ma ütlen sulle, otseühenduses ja jagavad informatsiooni selle kohta, mis maailmas toimub, sest tihtipeale me ise seda ei tea, aga nagu me oleme sulle öelnud, kõik, mis vaja, jõuab alati meieni. Nii on. Ja järgmise korrani. Namaste.